Ma kohe armastan neid oma hommikuid. Ees ootab tegus päev ja ega Elektrikuametis ei olegi sellist väsitavat rutiini. Las see puder olles kas või igal hommikul. Miks ma siis kutsekooli elektrikuks õppima läksin? No, see tundus kohe siuke amet, millel võiks terve elu särts sees olla. Aga tõsiselt, see annab sulle nii palju erinevaid võimalusi. Sa töötad kas üksinda või lähed kuhugi ettevõttesse. Elektrikuid on igas majas vaja. Me Andreasega saime tuttavaks kutsekoolis. Me mõlemad õppisime seal. Inimestena me oleme pigem sellised 2 jalaga maa peal. Aga temal on mõnikord turnimist ka. Üks õige amet peab olema praktiline ja huvitav. Ja Andreast see elektrivärk tõesti köidab. Andres on lahtise peaga. Ausõna. No, tegelikult on meil see kollektiiv ka juba päris suureks kasvanud ja mõnele elektrikule lausa sobib selline kindlalt paika pandud tööülesanded ja graafik. Aga Andrese pealt on tegelikult kohe näha, et kui hakkame uusi asju ette võtma, siis suudame ka koos kõige keerukamatest probleemidest läbi närida. Me töötame Andresega tihti lugupaaris. Mõnus on vaadata, kuidas töö käes lendab ja palk on ka kindlalt kuu lõpus arvel. Ma siin küll mingisugust numbrit välja tahaks tuua, aga üle keskmise on see küll. Elektrikuna olen ma töötanud nüüd juba pea 5 aastat. Peale kutsekooli sain kohe hea töökoha ja eks häid elektrikuid otsitakse järjepidevalt. Ma olengi mõelnud, et mulle sobib kõige paremini töö just suures firmas. Mahukad projektid, kaasaegsed seadmed, hea seltskond. Aga kui oled kutsekoolis korraliku põhja alla saanud, siis võid rahumeeli valida päris erinevate tegevuste vahel. Iga päev õpid midagi juurde. Ega elektrikutöö pole ainult kaablite ja arvestite paigaldus. Näiteks käitamine tähendab paigaldatud elektriseadmete ja võrkude töös hoidmist, ning see on päris tõsine asi. Võib-olla võtangi haridust ja uuesti jalge alla, teen kõrgharidus ära ja saan elektriinseneriks. Häid elektrikuid on alati tarvis. Ja Elektrikuamet selles mõttes on ka eriline, et töökeskkondi, kus seda vaja läheb, on ikkagi seinast seina. Ja kui on loogilist mõtlemist ja füüsilist vastupidamist ja ka tahtmist loomulikult, siis on see raudselt amet terveks eluks. Ma ei tea, ikka on plaanis. Ta ei ole mingi tuule peal. Töökoht on korralik ja sisse tuleb ka ja ma ei kujutaks ette, et mees ei oskaks oma kätega lampi lakka panna. Me oleme tõesti Andresega rääkinud, et kunagi võiks kindla peale oma firma teha. Praegu oleme aga rahul, seltskond on hea, arenguvõimalusi jätkub. Vali sina ka endale tuleviku eriala. Mine kutsekooli ja õpi elektrikuks.